tere! Viive Ernesaks mängib klaverit. Klaveris on ka muuseas üks kana. Mina olen Martin Kõrv. Teeme sellise kana võimlemise. Võta hark seis ja nüüd hakkab pead liigutama ette taha, just nagu kana teeb oma peaga. Teed sama veel, väga hea. Just. Ja nüüd käed, mis on puusas, siis sa võid need käed liigutada nagu kanatiivad. Suurepärane. Ja nüüd proovi samal ajal kõndida ka veel. Eriti lahe on, kui sa teed seda näiteks töö juures, aga mitte praegu, vaid praegu sa õpid selle võimlemise ära ja siis lihtsalt töö juures näitad selle järsku kolleegidele ilma selle kana muusikata loomulikult. Nüüd võta hark seis, pane käed puusa ja hakka puusa liigutama paremale vasakule. Hop, 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 hop. Väga hea. Nüüd liiguta puusa ette taha ja see käib kiires tempos. See tähendab, et liikumise amplituud on meil suhteliselt väike. See on muuseas väga harjutus, kui sa tahad endale järjekorras või siis bussis, trammis või trollis, mis on rahvast täis, natuke ruumi teha. Paremale vasakule, ette taha, niimoodi tšik ja ongi sul kohe varsti rohkem ruumi. Pane jälle käed puusa, liiguta küünarliigesest käsi ette taha, nagu kanakese tiivad ja nüüd peaga tee ette taha, just kaelast lükka pead ette ja siis tõmba taha. Suurepärane. Nüüd käed on puusas ja proovi pead liigutada paremale vasakule, mitte kallutada, aga samas tasapinnas. See tähendab jälle, et liikumise amplituud on sul suhteliselt väike. Suurepärane. Nüüd, nagu võtaks terimaast, kummarda ettepoole ja tule üles. Kummarda ja tule üles. Kummarda ja tule üles. Kummarda ja tule üles. Kummarda ja tule üles. Kas see ei ole kõige kummalisem võimlemine, mida sa kunagi teinud oled? Võib-olla on, teeme natukene veel seda. Liiguta puusa paremale vasakule, ette taha. Väga hea. Ja nüüd varvaste peal proovi tippida. Tik. Okei. Aitab. Head päeva sulle.